Tervist tulemast Vanapaugu põrgukööki. Vaata, mina mõtlesin, et ma teen endale ühe salati. Ja siis arvasin, et võib-olla sina tahad samasugust salatit. See on sellistest erilistest viljadest, vaata. Näed, siin on selline kaun. Need kutsutakse, ta on mingi uba. Ma ei tea, kas ta on Türgi uba või on mingi muu uba. Ühesõnaga keset tuba. Siis on mul redised ja siin all on kirstomat. Siis on mul mädarõika juurikas, valge sibul, punane sibul, üks paprika, õitsev till, mida ei kohta just iga päev, et tilli õide lööb. Okei, siin kasutan igasuguseid muid värke veel, aga nüüd ma räägin sulle seda, et mis asi see on. See on tegelikult selline assortii. Ta ei ole hapendatud. Ta on marineeritud, nii et ta on magus, tugevalt hapumagus. Tugevalt magus hapu. Ja selle ma panen, kõik need värgid ma panen siia purki. Ja see ei ole säilitamiseks, see on niimoodi, et kui sa teda pühapäeval teed, siis sa võid seda esmaspäeval süüa ja et sa nädalaga ära sööd. Aga ma kujutan ette, et kolmapäevaks on juba otsas. Sest sa muudku käid ja võtad ja võtad. Hea küll, jutt oli hea, sissejuhatus on see. Asi on selles, et vaata, mul on küll hapendatud kurki, aga ma tahtsin nagu grillliha kõrvale midagi sellist erilist, mis ei ole igapäevane. Ja seda ma nüüd tahan proovida, kas see muutub igapäevaseks, et ma söön teda nagu, et kui ma näiteks eile sõin, et ma tahan täna jälle. Vaata, see ongi see vahe ja nüüd ma tahan teda siis hakata niimoodi tegema. Ma hakkan järjest siit nüüd niimoodi kombineerima. Võtan selle purgi. Nii, ensiksi panen siis siia purgi põhja tellivars. Jupp, 2 juppi. Mädarõigast. Jah, nii peab. Siis läheb paar rõngast valget sibulat, paar rõngast punast sibulat, arutame lahti ka. Nii, okei. Siis võtan, tegelikult see on mingi Hispaania kurgitõug. Ma ei oska öelda, mis tõust on, aga ta on, nagu meil kasvavad need väiksed. See ei ole üle kasvanud, see ei ole seemnekurk, see ongi selline Pedro kurk. Ja need lõikame, vaata, sa ei lõika teda niimoodi hästi peenikesed, vaid kuskil sellised. Panid tähele, jah? Näed, sellised jämedad viilud. Ja neid panen siia nüüd 2, 3, 4. Siis võtan peoga uba. Keset tuba, siis läheb redis. Redisi pressime natukene katki. Näed niimoodi, et ta naeratama hakkab. Okei, naerab see ka. 3. Nii, all right. Siis on selline lugu. Nüüd läheb paprika. Samasugused paksud, need viilud, nagu kurk oli. Ja siis ma panen siia nüüd need kirstomateid. Vaata, need on hästi toorelt ära korjatud. Nad ei ole veel kõige punasemad, aga nad ei ole ka kõige rohelisemad. See tähendab, et nad on sellised pruunid. Nii, need lähevad siia. Siis on mul vaja küüslauku. Ja küüslauk on selline, see on ka värske lind.
küüslaugu ma võtan kohe. Vaata niimoodi, et ma ei hakkagi teda siit seda viimast, see on värske küüslauk. Prantsusmaalt kohe toodud ja ma ei hakkagi teda niimoodi siin nagu lahti arutama, et ma panen koos selle lihtsalt pressin puruks. Et see nahk on tal, küüslaugu nahk on siin nii õhuke. Vaata, oleks see nahk natuke paksem. Siis saaks seda kuskil kasutada. Noh, kas mingi mütsi teha või mantli. Aga niimoodi, nüüd läheb jälle till. Võisikut ka paneme. Õitseb siin purgis siis. Paneb kohe niimoodi. Ega mul kaade ei ole. Nii, ja läheb uuesti see lugu. 3 mädalõika juppi. Sibul. Jämedamad rõngad. Ei tähenda. Viimasega siia ära. Nii. Punast. Vaata. Ega ma olen sibulal ikka, ma olen eluaeg kõva. Mul on kogu aeg lapsena võeti mul nuga käest ära, sest ma muudkui käisin ja lõikasin sibulaid. Kas enda aiamaa pealt või võõra aiamaa pealt ja sellega tuli tüli. Nii et sibulal ikka ja olen nii, need läheb kohe niimoodi siia. Nii. No need tillipärad, need viiskan pärast peale. Nii, uba. Peab siia vahele toppima. Ja siia tuleb selline nüüd jah, siis ma keedan siukse marinaadi, ma näitan sulle, mis sinna marinaadi käib. Sinna on üks komponent, mida tavaliselt inimesed ei kasuta, võib-olla mõned kasutavad ka, aga mitte kõik. Redist. Nii. Redist. Mis veel oli? Tomatid. Kus sa lähed? Nii. Kõik ülejäänud jääb niisama sõnksutamiseks. Ja paneme küüslauku ka siis veel 2 tükki. Küüslauku siia peale. Nägid jah, vaata kui huvitav. Nii, see on nüüd piparmaad ka veel siia. Pipart saab ka siia vahele veel toppida. Nii, ei ole midagi, kui isegi katki läheb. Ega sa ju tervelt teda niikuinii alla ei neela. Nii. Ja vaata, nüüd on niisugune aparaat tuleb. See on nüüd niimoodi täidetud. Siis on mul siin on liiter vett. See tuleb keema ajada. Aga et enne kui sa tema keema ajad, paned sa siia desertlusika täis kuhjaga, sool. 2 desertlusika täit suhkurt. Siis on liiter vett. Siis läheb siia, vaata nüüd ma näitan sulle lähemalt. Siia läheb 4 pisikest loorberi-lehti. Siia läheb mul jahvatatud must pipar. Siis on 4 tera nelki. Siin keskel on kurkumit. Teelusika täis kuhjaga. Ja siin ääres, vaata siin sa näed hästi. Ja? Siin on tsillihelbed. Nii. Ja see lugu läheb nüüd pliidi peale. Ja kui keema läheb, siis keedad minut. Noh, kuidas sul silm kella peale pidama jääb, vaata. Keedad minuti ja kuumalt valad siia peale. Kuumalt valad peale, kaan kinni ja lased toatemperatuuril ilusti maha jahtuda. Ja siis paned külmkappi. Ja siis käid pidevalt kapi vahet. Noh, kontrollimas, et ega keegi teine pole vahepeal käinud.
ja siit peaks tulema, ma kujutan ette, selline grillikrõmps. Huvitav lugu oli siin Iirimaal üks poiss ja 50 milligrammi, 9% äädikas, kui on ära keenud ja maha hakkab jahtuma, siis segad selle äädika sisse. Et äädikas keeb välja muidu vahepeal. Kui ise kõrval ei ole, siis äädikas tahab välja keeda. Et siin Iirimaal juhtus üks selline lugu, et otsiti kaubanduskeskuses, otsiti töölist, abitöölist, mitte müüjat ega kassapidajat, vaid sellist, kes saali peal seal kamandab kõik. Ja muidu ja siis üks noor mees läheb ja läks siis vestlusele ja see ülemus või kes see boss seal oli, see vaatab seda CV-d ja ütleb, et sa oled kahes kohas töötanud. Et ka kaubanduses või? Ja, et mul on kõva kogemus kaubanduses töötamisest ja ma siin nagu ei selgu, et mis alal sa siis seal nagu nii kõva mees oled. Et ma olin kõva kärude korjaja parklatest, ma korjasin kärusid parklatest kokku. Ja küll, arusaadav. Aga mis see teine töö sul oli, et sul on kirja pandud, et sa olid puhuja. Seleta mulle ära, mis töö see on selline, see puhuja? No see on väga vajalik töö, vaata inimestele on ikka väga tihti on abi vaja ja mina olin see abistaja. Ja minu abi seisis selles, et vaata, kui nad seal lahtist midagi juurvilja, puuvilja tahtsid, siis nad ei saanud neid kilekotte tavaliselt lahti ja siis mina olin kohe nagu abistav käsi, olin kõrval. Ja ma olin puhuja. Ei, tubli poiss, aga meile sa ei sobi. Kes tahab seda salatit proovida? Proovige. Vahest näitab. Kevade lõppu kena teile. Kohe hakkab varsti suvi. Seda mõni nädal siia sinna. Kohtume.